No tšau, Rauno, grilliminutid jätkuvad. Jou, Kraem, ma räägin sinuga, vaata mulle silma, pane asjad grillile ja mida iganes, onju. Aga jällegi, midagi lihtsat, midagi kiiret, midagi, mida saab teha nii toas, kui ka saab teha õues, grillil. Väga lihtne. Me teeme täna pitsarulle. Pitsarullide jaoks ei ole midagi väga paljut sul vaja. Me kasutame siis valmis pärmilehtaigent, mis on jällegi mega lihtne, sa ei pea mitte midagi tegema. Chill. Siis me kasutame natukene salamit või pepperonit või sinki, mis iganes sa tahad kasutada. Natuke juustu ja minu homemade marinara kaste, mis on nagu väga hea. Kui sul veel retsepti ei ole, siis kui see on sinule üllatus või sa veel ei tea, siis mine mu kodulehele ja sealt saad endale retsepti lausa välja printida ja saad ise ka kaasa teha, onju. Nii et mine uuri ja vaata mu kodulehte kindlasti järgi. Aga saame kohe alustada, teeme endale siis natukene pitsarulle ja nüüd inimesed mõtlevad, et kuule, oota, kas see on sooda või? Kuidas sa saad teha pitsarulle üldse nagu grilli pealt? Oih, pidu. See kadus ära. Nii, mul on tegelikult väga hea meetod selle jaoks, et kui sa tahad teha teistmoodi, siis kasuta oma seda nii-öelda ülemist osa grillist, kus on sul see teine kiht. Mina aga kasutan sellist silikonpaberit, mis kannatab tegelikult päris palju kuuma. Ta peaks kannatama siuke 260 kraadi ära, aga minul on praegu grill kõige madalama kuumuse peal. Ja ma võin tegelikult ta juba siia kõige madalama kuumuse peale lihtsalt peale panna. Ja nüüd ta lihtsalt on siin, nii kaua kuni ma teen oma taigna valmis, onju. Et ma panen natuke siia jahu alla. Jahu ei lähe palju vaja, lihtsalt, et ta ei jääks meil siia lõike laua külge kinni. Ja saad peksa või? Ei saa! See on tegelikult see on natuke jahu kohe vähemas, muidu mul on tunne, et siia pärast ongi ainult üks jahuplõnn. Ja mis grilli puhul küpsetamisel väga hea on, ta jääb kuldne, ilma et sa peaks isegi muna peale panema. Et me ei kasuta isegi muna, kui sa teed seda toas ja võib-olla isegi talvel, siis võta endale üks muna ja pärast pintselda munaga pealt ära ja sa võid veel pärast veel kõvajuustu või parmesani veel sinna peale panna, et natukene veel paremaks seda saada. Nii, ja kui meil on rullitud, siis paneme siia seda ise tehtud marinarat peale. No marinara on nagu, oleks võinud ta isegi natuke veel õhemaks rullida. Aga no ei ole hullu. Natuke siia kastet peale. Ma tavaliselt rullin ju palju õhemaks ta. Et ma ütlen ausalt, et mida õhemalt seda rullid, seda paremini ja kiiremini ja ütlesemalt ta küpseb. Et eriti just sellise toidu puhul, nagu meie täna teeme. Aga siis paneme siia cheddar juustu ja kuumus. Mul juust sulab juba kätte. Nii, siis paneme veel kõva juustu. Minu lemmikut jällegi. Juustu ikka paras jagu. Ja siis, nagu ma lubasin, vali endale liha ka natukene. Mulle meeldib siukest teravamat salamit natukene kasutada. Aga kui sa tahad, sa võid täiesti tavalist sinki ka kasutada või suitsukana või kanafilee sinki või mis iganes. Et see ongi hea siuke kiire, lihtne retsept, mida sa saad suviselt teha suht nagu jooksult. Et midagi paljud siin muretsema ei pea ja palju askeldama ei pea, lihtsalt
väiksemad tükid natuke, et pärast kui sa need rullikesi lõikad, siis nad ei jää sul sinna noa ette ja ei hakka takerduma nii-öelda. Et siuke suvine lihtne retsept ja mis ongi kõige parem selle puhul on see, et ilmselgelt selle peale ei lähe väga aega, et see on nagu tõesti see üks väga kiire retsept. Jamm. Nii. Siis keerame ta rulli. Rulli ilusti tihedalt kokku, et ta pärast sul laiali lagunema ei hakkaks. Tõmbad natuke laiemaks veel. Ja mis mulle meeldib teha, ma lõikan tavaliselt ääred maha ja ma ütlen ausalt, et see taigen ja see komplekt juba külmana on nii hea. Ma võin seda paljalt süüa. Aga siis ma lõikan umbes siuksed sentimeetrised kettad ja ütlen ausalt, siin ei olegi nagu, ma räägin, see ongi põhimõtteliselt kõik. Sul ei ole vaja midagi rohkem väga tehagi. Hästi lihtne retsept, hästi kiire ja väga mõnus. Nii. Ja siis gaas pealt ära. Minu, nagu ma ütlesin, mul on grill siis madalama kuumuse peal kuskil siuke 200 kraadi ainult praegu. Ja siis, kui ma peale panen, ma natukene teen nad ümaramaks ka uuesti. Ja arvesta ka sellega, et kui sa nad siia grilli peale paned, siis jäta neile natuke ruumi ka, sellepärast, et muidu nad lähevad sul lihtsalt. Nii, ja siis kui on kõik peale pandud, siis gaas peale ja ma ütlen ausalt, ma nagu kellaajaliselt ei jälgi seda. Ma ütlen, et ausalt öeldes paar minutit nagu ühelt poolt ja paar minutit teiselt poolt ja ongi valmis. Aga samal ajal saab kohe teise satsi ka ära teha, sest ma olen teinud neid peol. Ma tean väga hästi, kui kiiresti need lähevad. Nii et sul ei ole mõtet hakata ühe väikse osana seda tegema, vaid kui juba tegema hakkad, siis tee niimoodi, et kõigile jätkub. Mis see siin vahepeal teeb? Ilusad. Mina tavaliselt, kes on spaatliga nüüd ümber, siis vaatan, mis siin on. Päris ilusad. Ja nüüd sa näedki, et nad karamelliseeruvad ilusti ühelt poolt ära. Siis keerad ümber. Ja siis ongi nagu, ja sa näed, see silikonpaber on nii hea, ta ei jää nagu resti külge kinni. Aga samas sul tulevad triibud siia ilusti peale ja see on täpselt see, mida mina tahan. Pärmilehtaigend, see on ikka siuke lege. Ma olen ainult lehtaigend teinud ja pärmitaigend, aga pärmilehtaigend ma küll ei ole veel teinud. Ja saandki mulle teada kommentaarides, kas te olete teinud või kas te tahaksite mingi taigna retsepti veel, mida ma teile andnud ei ole. Ma ei ole vist teile tegelikult isegi lehtaigna retsepti andnud. Aga lehtaigend tegelikult ei ole ka isegi nii kerge või nii raske, kui inimesed räägivad, et jumala teged ikka nii koske. Ei ole midagi raske. Nii. Esimene sats saab kohe valmis. Vaatame, mis nad teevad siin siis. Nii. Ja korjame siis ära. Ja valmis. Nii.
ja siis paneme teise satsi ka peale. Ja ma räägingi, et selle ajaga, kui sa saad juba taigna valmis uuesti, siis selleks ajaks on sul juba põhimõtteliselt esimene sats valmis. Ja läheb uuesti kaane alla. Ja kaua siis mina proovin neid esimesi kaunitare. Nii mõnusalt karamelliseerunud juust on siin peal. Okei, aitab küll, mina... Issand, see on nii kuum. Aga küpsetatuna on ikka kordades parem, kui on toorena. Aga tee järgi. Jaga mulle ka kindlasti pilte, kuidas sul grillpidu läheb, on ju. Ja mis kõige olulisem, mine käi mu kodulehel ära, vaata marinara retsepti ja tutvu üldse mu kodulehega. Kui sul on mingeid ideid või mingeid mõtteid minu kodulehe osas või tahaksid võib-olla seal midagi uut näha, siis anna mulle kindlasti juba teada, on ju. Davaiks, tšau! Ahah, kuum.